jätkame siin, kus pooleli jäime ja vaatame siis teise okaspuu peenra ka üle ja vaatame ka mõned meie aia vaated, mida me siis silmas peame, kus me midagi näha tahame. Aga jätkame aia tuuri. Nii, saame jätkata. Kaamera aku laetud ja saame siit edasi minna. Selle okaspuu peendra mõte algselt oli ka see, et kui ta täisealiseks kasvab, siis ta peaks meil mõnes mõttes varjutama siis seda ka tarbeaeda siin taga. Ehk koonikad tegelikult ka lõpuks võiksid kasvada enam-vähem omavahel kokku. Mingis osas jääb ikkagi kukerpuu nähtavale. Hopsi viskab kindlasti kõvasti pikkust juurde ja loodetavasti ka ikkagi nulg. Ja siis aurea ka kindlasti viskab siit peale. Võimalik, et tulevikus nagu ikka aiad on muutuvas, lisame võib-olla midagi kuskile veel, aga hetkel on see vaade siis siit nii-öelda viimase okaspuu peenra juurest või viimane võib-olla vales on, kõige viimasena rajatud okaspuu peenra juurest meie hoovi. Aga läheme siis selle viimase praeguse peenra juurde. See okaspuu ala on rajatud eelmine aasta. Kõige viimasena, ehk siis majaesine osa on tegelikult rajatud enne seda. Suht palju kaevamist, muru koorimist, kaevamist, maapinda parandust, sest meil on üsna savikas maa. Okaspuude peenra jaoks ma olen alati savikat maad parandanud nii, et siia sisse läheb muruniidet ja mulči. Kaevan omakorda jälle läbi. Ja kui tegelikult täna kaevata näiteks istutada, siis ta on täiesti must võrreldes must muld selline rammus. Siis on selgelt erinevus juba näha. Küll aga siis lagunemine, tegelikult sellise lagunemine võtab maast näiteks lämmastiku ära, ehk siis peab arvestama, et kui siia leht, põõsaid, puid istutada, siis nemad kindlasti tahavad kas siis väetist või siis ka nii-öelda orgaanilist väetist või siis ka juba sellist kompleksväetisi. Lähme siis siia peenra juurde. Et siin on kohe näha meil esimesena lodjapõisenelas Diabolo. Eelmine aasta oli ta sellise 3 oksaga, kus täna on tegelikult näha neid õisi. Annab meil siis sellist tumedat leht ja tumedat tooni siin juurde ja õied on minu meelest ikkagi väga ilusad. Konkreetselt loodan, et ta kunagi on ikkagi selline 1,5 meetri kõrge ja õisi täis, et siis ta annab oma efekti siia aeda. Et mõte on ka see, et ta kunagi, kui need taga 3 Degroote Speyerit on kõrgemad, suuremad, siis nemad on nagu fooniks. Ja siia aia äärde tegelikult on planeeritud jugapuu ekk, ehk siis värdjugapuu hiksekk, kuna see on osaliselt meil rajatud, aga taimi me eelmine aasta nii palju ei saanud. Siis ei olnud kuskilt lihtsalt võtta. Siis siiamaani on väikene jupp veel rajamata. Aga nende okaspuudel on tegemist siis Degroote Speyeritega, tegemist elupuudega. Ja mulle isiklikult Trabant ja Smaragd on minu jaoks sellised ütleme nii, massiistutuspuud, ei ole väga suur fänn nendel. Ehk siis iseenda aeda väga ei taha. Välja arvatud siis erivormid võib-olla nii nagu on meil kuldsed smaragdid, ehk siis sellised koolaka tooniga. Smaragdi on ka veel sellist lausa kuldkollast, ütleme see golden smaragd on niisugust natuke rohelist viskab sisse, aga on ka kuldkollast olemas. Degroote Speyer ise võiks kasvada, sildi peal oli küll 1,5 meetrit, aga tegelikkuses
Vähemalt olen näinud, et välisriikide nii-öelda interneti avarustest olen näinud, et nad ikkagi on kasvanud ka siin 3 meetri kanti, et 2-3 meetri kanti. Ilmselt see 1,5 meetrit on mõeldud siin üldiselt 10 aasta kasvu. Aga liigume siin edasi. Järgmiseks vaatame siis seda kuuske. Tegemist on siis Vilsvärgiga, mis on selline oma kasvukujult ja kõrguselt siuke klassikaline jõulupuu. 10-aastaselt ka 3 meetrit, ehk siis tegelikult siin me olemegi üritanud hoida puid, mille kõrgused väga taevasse ei lähe, ehk siis ei taha ka metsikult neid pügada. Teine asi see, et ei taha ka, et nad varjutaksid siin liiga palju võib-olla naabrite aedasid ja nii edasi. Samas 3 meetrit on täiesti piisav, et pakkuda igasugust varju iseendale näiteks. Et Vilsvärg on siuke kompaktne, suhteliselt kitsa võraga. Aga me oleme siin nagu näha ruumi jätnud. Kõik need küljel olevad taimed on kas 1 aasta nii-öelda, sõrmkübarlilla on Bajaniol ja 2-aastane, aga õitsemise hetkel ongi ta nagu see aasta ja kõik. Ehk siis lihtsalt ruumitäide jälle. Siin taga on näha istutatult 3 põõsast pluss seal eemal on veel. Tegemist on siis päevakübara Goldstrumiga ja nemad on tegelikult siia istutatud ajutiselt. Eelmine aasta lihtsalt näha oli, et pott jääb neile väikseks ja ma istutasin nad ära. Nad on nii-öelda kasvatatud seemnest. Ise ei ole neid kordagi veel õitsemas näinud. See aasta võiks nagu olla esimene aasta. Aga nad on mõeldud siis juba sellele, et me rajame siia keskele siis sellise preeria stiilis peendra ja nad tekitavad siis sellise suurema ala. Edasi minnes siis siin otse ees on torkav kuusk Maigold, mille kasvud peaksid olema siis kevadeti kollased. Nad olid ka, aga see aasta pigem oli see kollane toon meie siin aias hästi kesine, võib-olla vähe või palju öelda, aga selline hästi lühikest aega. Tänaseks on nagu näha, on nad kõik juba võtnud oma sellise põhitooni. Ise lootsin, et ta on natukene sarnasem sellele eelmises okaspuupeendras nähtuvate aurele, aga nii on. Sellegi poolest on ta kuju ja okas selline suurem, mõnusam, annab oma kujuga siia peendrale kindlasti juurde. Samuti ei kasva väga kõrgeks või vähemalt on nagu kompaktsena hoitav. Siin eesküljel on meil üks Kanada kuusk, kelle istutatud Daisy White. Ja kui ma ennem näitasin koonikaid ja Blue Sandersit, siis tegelikult see Daisy White on täpselt selline, milline olid need 3 aastat tagasi, 4 hooaega, 4 aastat tagasi. Ehk sisuliselt selle pealt saabki aru, palju tegelikult on üks koonikavõimeline või selline Kanada kuusk juurde viskama oma kasvu. Tema oli natukene kanetada saanud siit alt, et sealt aiandist, kus me ta tõime, aga otsustasime ikkagi võtta kaasa. Hind oli ka sobiv ja usun, et olen võimeline üles poputama, et vahepeal kastame, siin anname vett, et kuigi nad on siin siis hetkel suht kõrvetava päikese käes. Aga kuna nad on eelmine aasta istutud, siis ilmselt esmane juur on juba olemas ja toetame siis kastmisega neid. Kevadel oli varjutatud. Nagu ma ütlesin, siis siin keskel on veel 3 päevakübarat, rutbekket. Ja siin taga on meil näha ka päris palju õitsemas sõrmkübara lillesid. Et on saanud siin istutada
vahele, et oleks niisugune huvitav nii-öelda vahepala nendele okaspuudele. Nii. Liigume edasi. Siin ees näete nüüd kuuske inversat. Inversa on siis selline kuusk, mis siis tegelikult, tema oksad on kõik langevad. Ta ise on ka tegelikult langev. Põhimõtteliselt, kui seda tuge siin ei oleks, siis ta lamanduks mööda maad ja kasvaks ikkagi edasi ilmselt, aga oleks üsnagi lamanduv. Kasvatame teda siis selliselt, et või plaaname kasvatada selliselt, et laseme tal kuskil 1,20 m, võib-olla 150 cm kõrgeks toe abil. Ja siis lasen kõik oksad nii-öelda alla kasvada nii, nagu ta ise tahab. Ehk siis peaks teoreetiliselt tekkima selline mütsakas. Olen jälle ühes aiandis seda näinud, internetis pilte ka, mingisugune visuaal on olemas. Tekitab siin teiste taustal esimese nii-öelda eesoleva taimena kindlasti sellist teistsugust kuju. Kasvu tal on see aasta, nagu näha, on peale visanud kõik see tipu kasvu järgi on tegelikult juba aru saada, paljud on siis siin aastas juurde visanud. Ma ei tea, kas ta kasvatab veel seda. Aga üldiselt näha on, et soov on tal areneda. Kui võtta näiteks taustaks hopsi, siis see oli ju 4 aastat tagasi suhteliselt sarnase suurusega. Et tegelikult jälle kuuse või erinevate kuuseliste kasvu alahinnatakse ikkagi tugevalt. Iseasi on see, et võib-olla teatud kohtadesse tahakski valida madalama kasvulisi, aga siis ongi nagu maikold minu meelest natukene nõrgema kasvuga, madalama kasvuga. Vilsverg on madalama kasvuga, ehk siis nendega saabki siin mängida. Teisi peab natuke võib-olla pügama hakkama. Erinevad painduvad või langevad vormid on siis need, kus siis lihtsalt võtad selle piirad tuge ja ta hakkab allapoole kasvama, ega ta kõrgust enam ei annagi. Et selline on ka see inversa. Sama sees on meil ka kohe selle kuusena on tegemist väga sarnane ju hopsi värvile, aga tegemist on pendulaga ehk siis torkava kuuse vorm selline. Tema pealekasv on ka siis kohe näha siin tipu järgi tegelikult ju. Ilmselt natukene viskab veel peale. Aga tema osas saab öelda niimoodi, et tema on samasugune, vajab tuge, õigemini. Ta kasvatatakse siis toena nii kõrgeks, kui te ise soovite. Ja siis tema ilma toeta hakkab läheb nii-öelda paindesse või hakkab jälle ära ajuma. Ehk nagu nimegi ütleb pendula, et ta on painduv. Endal on plaanis siis kasvatada selliselt, et ta lastada siis üks inimese kõrguseks natuke võib-olla kõrgemaks ja siis lasta tekitada selline paine sisse. Olen jälle kuskilt tegelikult eeskuju võtnud, ehk siis näinud selliseid selles aiandis, kus me taga ostsime, olen näinud sellist painduva ladvaga suuremad puud, mis siis on tegelikult vägagi efektne. Annab täiesti teise vaate nagu okaspuule. Siin taga on meil jälle ostetud kohe suuremana Kanada kuusk. See on see, mida inimesed tegelikult tavaliselt Kanada kuuseks ei oska vist ilmselt pidada, enamasti peetakse Kanada kuuseks koonikaid. Ehk siis, aga tegelikkuses Kanada kuuse põhivorm on ikkagi selline, täiesti tavapärane kuuse moodi vorm, aga tema okkad on palju väiksemad, tihedamad. Näitan siis siin peal äkki. Kasv on, nagu näete, terve see ots on jälle uus kasv, viskab piisavalt peale. Okkad on tihedad, aga ta on täiesti kuuse vorm. Tahab muidugi pügamist ja kujundamist nii-öelda. Ka meil oli enne aiandast tuues ka juba pügatud, aga annab meil siis siin kõrgust. Loomulikult tema on nüüd siuke tugevama kasvuga vorm, eks siin teda tuleb pügada.
Ja siin on ka näha, et me oleme tegelikult talle jätnud ruumi, et suuremaks puuks kasvada. Kuldse smaragdi ja siis maigoldi vahe on tegelikult emavahe. Noh, maigold ise ka laieneb, aga selline 1,5 meetrit. Okei, meeter ühele poole, meeter teisele poole, pigem siis kui 2-meetrise diameetriga oleme ruumi jätnud. Arvestusega ikkagi nii, et nad 11, alumised otsad ikkagi 11 või maapealne osa 11 hakkab puhtuma, et siis ta annabki ju sellise, ma ei tea, seina või varju. Aga läheme siit edasi. Meil on siia istutud 3 smaragdi. Ehk need on meil täna hetkel siin eesaias või selle iluaia osas nagu läbivad puud. Peetakse heaks toonis, kui aias on teatud elemente on läbivalt, näiteks siis meil on nüüd hetkel 3 smaragdid, sellised kolmikud siin majanurgas ja siis siin teises peenras küll 1, aga jälle annab ikkagi sellist läbivat kujundust. Siin taga on meil veel üks huvitav vorm valitud. Peaks sobima siia nurka ilusti väga, väga hästi. Tegemist on Laniana hoolupiga, elupuuga. Täiesti teistsugune vorm ja leht ja selline väga huvitav elupuu vorm. Siin meil on istutatud ka mõned jagamisest või jagamise teel üle jäänud nii-öelda hostad. Siia on plaaniski, kui need puud on suuremad ja hakkavad varju tekitama, plaaniski tekitada selline aiaäärne ostariba erinevatest ostadest. Hetkel oleme puhtalt pannud need, mis on üle. Üritanud siis kasta piisavalt hetkel, et multsi alune oleks niiske. Enne kui lehtpuude juurde minna, siis ma näitan okaspuud ära. Sellena on siin tegemist siis filiformisega elupuuga jälle. Täiesti erinev vorm tavapärasest elupuust. Kasvab, teagi tegelikult tema täis ja kasvu. Küll aga olen ise näinud oma silmaga sellist 1,5 meetri kõrgust. Ega ta tegelikult oma loomult ongi sarnane, aga 1,5 meetrini suurem, tugevam tüüviga. Väga siuke õhuline ja omapärane. Et siin on ka näha tema siis nii-öelda oksad või lehed. Siin siis viimane okaspuu meil hetkel vähemalt on kadakas. Nimeks on Horstman. Valitud välja just selle jälle tema kuju pärast. Tal on sellised poollangevad oksad, oma õige kõrguse kasvatamiseks vajab natuke tuge jälle, kuid pärast seda, kui ta on nii-öelda paksenenud ja piisavalt kasvanud, siis saab need eemaldada. Mulle see nii-öelda tehtud rist siin küll ei meeldi, aga soovin, et hoiaks nagu neid oksi rohkem eemale, ehk siis natukene lasen pakseneda nendel okstel läbi siis toe. Vastasel korral nad ikkagi vajuksid alla ära ja jääksidki alla maapinnale toetuma. Tal on sellised värsked kasvud peal. Siin on jälle näha. Ehk siis võib-olla siia tuleb veel tekitada mõni teine tugirist veel. Ja püüan siis ühte oksa alati ka selliselt üleval hoida, mis siis peaks kõrgust nii-öelda kasvatama hakkama. See oli siin siis meie viimane okaspuu hetkel. Selles esimeses osas on ruumi küll. Ilmselt mingeid madalamaid vorme lisame. Hetkel on siin 3 kosmost istutatud ruumi täiteks. Aga hetkel pole veel välja valinud. Pole leidnud enda jaoks sellist, et jah, seda tahaks. Aga vaatame. Siin selles reas on ka 3 lehtpuud meil istutatud. Hakkame siit pihta. Andmaks siis sellist teistsugust vormi. Natukene tavalisega lehtpuu kasvab natukene kiiremini. Aga need on siis nii-öelda ilupuud.
siin ees näete, tegelikult on tegemist tõmbilehise viirpuuga Paulus Scarlet. Kahjuks ta meil on põdenud. Latv kuivas ära, lõikasin selle ära, ehk siis sellepärast on tegelikult täna külgoksad ka veel pikemad. Ma lasen tal see aasta siin kohaneda, väga palju ei taha teda torkida. Eelmine aasta istutatud, ma ei teagi, miks ta põeb, kas siis täpselt nagu ma ütlesin, et siin on ka segatud see muld, äkki toitained on paigast ära. Lisasime siia sellist kompleksväetist, seda vist kaamera niikuinii ei eralda. Ja proovime toetada siis sellega. Ja vaatame, kuidas ta siin kohaneb. Üldiselt elab ilusti, probleemidel pole, aga nii-öelda näha on välja ta äkki ei lähe, aga toetust tahab saada. Tulevikus peaks ta pakkuma sellist ilusat pilti, mida siin paljud aiaelugruppides Facebookis näiteks jaganud on. Roosakad, munakad, õisi täis oksad. Järgmisena on meil aias väärt kuldvihm Fossi. Kuldvihmadest kõige talvekindlam, külmakindlam. Kui me aiandast tõime, siis ta kõitses. Aga siin me tegime ka ilmselt vea ja selle me tõime see aasta. Siin 6 aega umbes olnud. Ta on näha ka, ta lehed on kollased, ta mitte natuke, vaid päris tugevalt põeb. Ise arvan, et ma kassin ta üle potis olles. Et igasugused, kõikide aiapidajatel nii-öelda juhtub, on ju. Et ma arvan, ma kassin ta üle, mulle tundub, et ta põdes seda või siis oli ka natukene juba ennem aiandis üle kastetud. Igatahes ta juurestik ei olnud kõige ilusam. Sest ta jõudis mul ikkagi potis olla kuskil 3 nädalat, et ma ei usu, et kõik see kahjustus võis olla tekkinud selle aja jooksul, aga mine tea. Aga praegusel hetkel siis poputame teda, proovime teda üles poputada ja lootes, et ta jääb elama. Tõmbasin kõik õied kohe maha loomulikult, et ta ei koormaks ennast sellega, vähendasin lehti ja loodame, et ta siin ilusti juurdub ja nagu inglise keeles on ütlus, et there is always a next year, nii et selles mõttes ootame siis seda järgmist aastat ja vaatame, kuidas tal läheb. Et siin on selgelt näha tegelikult, et tal on lehed sellised kollakad. Samas on uuemad lehed on tunduvalt, nooremad lehed on tunduvalt rohelisemad, nii et lootust on. Liigume edasi siis selle puu juurde. Ta on täispikkuses. Tegemist on sookasega. Punase lehisega selles mõttes, et tal on hooaja läbi sellised punased lehed. Kipub ka, kuna ta on üsna peen sellise noores eas, siis kipub ka selliselt langevad, tal ongi langevad oksad tegelikult ka või siuke natuke langev vorm. Ehk tahab toestamist veel saada. Ilmselt veel ikkagi tublid mõned aastad. Aga ilmselt ka üks kõrgemaid lehtpuid siin teiste seas aga meile meeldivad kased, et see kui tavalehtpuuna vaadata, siis see peaks siia väga hästi sobima, andma oma tooniga. Ja siis on siin ruumi täiteks paar kosmost. Näiteks antud kosmos on siukse väga huvitava kollase õiega. Ja teine tema kõrval on kohe juba siuke tumedama õiega. Ja nii ta sai. Siin ongi nüüd tegelikult ring peale tehtud. Et kui me vaatame siin neid vaateid, siis selle peenra eest ma läbi keerates on siis meie vaated sellised. Ja sellesse alasse, mis siin keskele jääb, on siis plaanis teha see aasta uus peenraala, ehk siis muruplatsi vähendame kõvasti. Jätame mururajad, äkki 1,5 meetri, vaatame, kuidas kujuneb. Ja rajame siia sellise preeria stiilis peenra, ehk siis natukene suuremate taimealadega peenraala.
kui nii võib öelda. Ehk siis seda näitame juba eraldi. Plaanis on hakata seda siin tegelikult suvepuhkuse ajal rajama. Maja varjan hetkel teise maja küljes, või see on maja ääres, natukene varjab, aga see hakkab juba umbes täpselt paari tunni pärast keerama. 12 on tegelikult see külg täiesti valgustatud. Näitan teile ka korra vaateid. Et siit on siis meie värava juurest vaade aiale. Kohe liigun teise punkti. See on siis meie tänava poolt vaade, kui liikuda nagu maja suunas. Ehk siis see on ka üks vaade, mida me jälgime aia kujundamisel. Mida inimene nagu näeb esmalt. Kuna ma filmisin seda käes, siis kaamera natuke loksub, aga ilmselt kannatate ära. Siis kui jõuame siia väravasse, siis värava juurest meil ongi selline vaade. Väravast sisenedes, liikudes kohe ees aeda, siis on see teekond selline, et siit peenrast saab üle kividest aia või kividest tee. Siis on maja ees selline pilt näha või maja küljeb. Ja teisel pool oleks siis okaspuu peener koos oma ilmselt täis peenrana juba natukene rohkem vaatamisväärsustega. Rada ilmselt tulevikus ka läheks siit samast mööda seda äärt. Ja teisel pool sarnaselt. Või praegusel hetkel küll varjus oleval peenral, siis kui siit poolt nüüd minna hoovist, siis on ka sarnane. See peenra äär läheb ümber tegemisele kindlasti, ma laiendan teda. Ja siis ongi kogu maja esine jälle näha. Vot selline selle korra aiaringkäik sai. Materjali tuli palju, pidin 2 jagama. Loodan, et väga ära ei tüütanud. Järgmisel korral on juba sellist aiaringi lihtsam teha. Et enam-vähem teate, kus midagi on. Saame lihtsalt ülevaade kiirelt, et mis on muutunud, mis õitseb, mis on võib-olla ka välja läinud ja mis on juurde tekkinud. Aga järgmise korrani ja kellele need videolaod ikkagi korda lähevad, siis visake like ja näeme jälle.